Inimesed on hirmuäratavad juhid ja Waymo tõestab seda. Ettevõtte robottaksod on sõitnud miljoneid miile ja põhjustanud palju vähem vigastusi kui inimesed. Tegelikult on need peaaegu 10,4 korda ohutumad. Kuid 2025 aasta lõpuks oli USA teedel vaid 2500 robottaksot võrreldes 297 miljoni inimjuhitud autoga. Tarkvara töötab. Waymol on nutikust, raha ja andmeid. Kuid üks küsimus jääb. Mina olen Josh ja tänases saates The Infographic Show küsime, kui isesõitvad autod töötavad, siis kus nad on? Esimene peatükk, nähtamatud rajad. Waymo süsteem on tegelikult keerulisem, kui sa arvad, mis on mõistetav arvestades, et selle emafirma on Alphabet. Waymo isesõitvad sõidukid käituvad liikluses põhimõtteliselt teistmoodi kui inimjuhid. Waymo isesõitvate sõidukite suurim tugevus ja suurim nõrkus on see, et nad mõtlevad nagu masin. Nad ei mõtle autojuhtimist uuesti välja. Nad kasutavad tehnoloogiat, mida me juba iga päev kasutame. Püsikiiruse hoidjad, kokkupõrkehoiatusi, rajahoidjad. Ja nad ühendavad selle kaamerate ning lidar-anduritega, mis tähendab valguse tuvastamist ja kauguse mõõtmist. Ja uskumatult üksikasjalike kaartidega linnadest, kus nad tegutsevad, mis on kogutud viisil, mis on üllatavalt sarnane Google Street View'ga. Kui meie saame korraga vaadata ainult ühes suunas, peegleid ja pimenurki kontrollides, siis Waymo näeb kõike ülevalt. See on nagu auto joonistaks sõrmega kaardil, navigeerides tänavatel linnulennult, mitte juhi istmelt seestpoolt. Sa istud kaugjuhitavas autos, mida juhib tehisintellekti süsteem, mis on ette määranud kindla trajektoori. Kui marsruut on selle kolmemõõtmelises maailmamudelis kaardistatud, võtab tehisintellekt juhtimise üle. See juhib ajameid ehk süsteeme, mis vastutavad roolimise, kiirendamise ja pidurdamise eest. See meenutab vähem sõitmist ja rohkem seda, nagu autot juhitaks reaalajas nööridest tõmmates. See kõik on üsna tipptasemel tehnoloogia, mis tundunuks veel 20 aastat tagasi kuuluvad ainult ulmevaldkonda. Aga kuidas seletada neid uskumatut muljetavaldavaid ohutusstatistikaid? Sest see, mida see teeb, on tõesti täiesti uuel tasemel. Lisaks kõigile neile teistele näitajatele põhjustavad Waymo autod umbes 80% vähem õnnetusi, kus saavad vigastada jalgratturid ja mootorratturid. Ristmikel väheneb vigastustega õnnetuste arv üle 90%. Üldiselt on kahtlustatavate raskete vigastustega õnnetuste arv vähenenud umbes 92% võrra. 2025 aasta juuniks väidab Waymo, et on läbinud üle 96 miljoni miili ning tema õnnetuste määr oli palju madalam kui inimjuhtidega sõidujagamisteenustel nagu Uber ja Lyft. See kõik on tingitud inimlikest vigadest. Inimesed rikuvad reegleid, kui arvame, et keegi ei vaata. Meie mõtted uitavad, kui peaksime keskenduma. Me juhime väsinuna, ärritatuna, haigena või äärmuslikel juhtudel purjus ja narkojoobes olles. Isejuhtivatel autodel seda probleemi ei ole. Neil on jäigalt programmeeritud reeglid, takistuste vältimise algoritmid, ennustavad mudelid ja objektide tuvastamine, mis hoiavad neid õigel teel. Kui inimesed on hooletud, siis isejuhtivad autod on distsiplineeritud. See võib olla probleem. See täpne jäikus plaani järgimisel, mis teeb Waymo sõidu nii turvaliseks, on ühtlasi ka üks selle peamisi nõrkusi. Tõeline proovikivi Waymo jaoks ei ole maanteedel, vaid linnades. Tõestades, et süsteem töötab seal, tähendab see, et see pole lihtsalt elujõuline, vaid võib olla järgmine samm maailma suunas, kus keegi ei pea enam ise rooli keerama. Sest linnad ei ole staatilised, need muutuvad pidevalt, on ettearvamatud, peaaegu nagu elus organismid. Kui kogu sinu süsteem sõltub väga üksikasjalikust eelnevalt loodud kaardist, peab see kaart arenema sama kiiresti. Kui see nii ei ole, hakkab kõik lagunema. Võib-olla puruneb veetoru, vangusfoor lakkab töötamast, ilmub ootamatult uus sõidurada või ehitustööd võtavad tänava üle. Oranžid koonused, ajutised märgid, ümbersõidud, kõikjal liikuvad kõrgnähtavates vestides töötajad. Inimese jaoks on see ebamugavus, mis takistab sul kiiremini koju jõudmast. Äge Waymo auto jaoks on see hoopis teine lugu. Kui Alphabet pole kaarte uuendanud, on selline asi katastroofiline. Kui sa murrad selle nähtamatu raja, millel kõik need autod liiguvad, ei suuda nad improviseerida nii, nagu inimene suudaks. Ainus küsimus on, kas Alphabet suudab tegelikult pidevalt kogu linna iga tolli ümber kaardistada, et nende isesõitvad autod töötaksid sujuvalt. Peatükk 2. Pikk õuduslugu. See võib olla Waymo jaoks puudus ja seletada mõningaid takistusi robotaksode laialdasele kasutuselevõtule, kuid mäleta, mida me varem ütlesime. See ei ole mingi väike Silicon Valley idufirma, see on Alphabet, Waymo emaettevõte ning Google'i ja YouTube'i omanik, mille turuväärtus on üle $2 triljonit. Neil on ka ligipääs maailma parimatele programmeerimis- ja inseneerimõistustele. Kõik, mida nad puudutavad, näid muutuvad kullaks. Välja arvatud Google Gemini.
Ja nad on selgelt oma sõnadele vastavalt ka raha mängu pannud, kohandades tehnoloogiat ja täiustades oma kaardistamissüsteemi. Igal aastal lisavad nad oma nimekirja uusi linnu. Selle video tegemise ajal oli neid umbes 50. 2026 aasta veebruaris alustasid nad ka oma 6. põlvkonna sõidukite kasutuselevõttu. Selleks ajaks on nad läbinud üle 200 miljoni miili ning neil on nägemissüsteem, mida nende ametlik pressiteade kirjeldab kui tunduvalt inimnägemisest või tavalistest autokaameratest võimekamat. Ja nüüd on autodel ka kõrvad. See on lühend välistele helivastuvõtjatele. Need seadmed tuvastavad peamised hädaabiteenistuste sireenide helisid, et Waymo ei jääks ette kiirabiautodele, tuletõrjeautodele ega politseile. Alphabetil on raha ja ressursid, et kasvatada seda, mis kunagi oli nende südameasi. Nad muutuvad järjest paremaks linnade kaardistamisel ja ümberkaardistamisel, nii et on selge, et linnade pidevalt muutuv struktuur ei saa kauaks takistuseks jääda. Aga uue tehnoloogia loomisel pärismaailmas kaasneb sellega ennenamne mutimängu efekt. Lahendad ühe probleemi ja enne kui Alphabet reageerida jõuab, kerkib juba järgmine esile. Isegi kui isesõitvad autod suudavad asukohta tajuda, ei hakka nad kunagi inimesi mõistma. See on tõeline probleem. Selle valdkonna inimesed nimetavad neid juhtumeid erandjuhtumiteks. Need on kummalised, väga spetsiifilised olukorrad, mida on võimatu ette ennustada või mille jaoks pole võimalik universaalset lahendust programmeerida. See on see, mida statistikute sõnul nimetatakse pika saba õudusteks. Need on haruldased, kuid olulised anomaaliad, millest inimesed saavad kohe aru ja suudavad reageerida, kuid arvuti jääks nende ees täiesti hätta. Kui veoauto, mille kast on täis kanapuure, pöörab liiga järsud ja täidab tee kisavate kanadega, teab inimene, et tuleb pidurit vajutada. Kas Waymo teeks sama? Mis siis, kui auto sõidab mööda peatänavat purjus Halloweeni ööl ja keegi täispuhutavas dinosauruse kostüümis pillab peegli maha, mis ajab sõiduki digitaalsed andurid segadusse? Muidugi, need on hüpoteetilised olukorrad, aga tegelikult on juhtunud veelgi pöörasemaid asju. Isejuhtivad autod on sõitnud otse üleujutatud vette, sest neid ei olnud kunagi spetsiaalselt õpetatud seda mitte tegema. Nad ei osanud ka vältida kuriteopaika, kus parajasti käib relvastatud politseioperatsioon, midagi, mida inimjuht enamikul juhtudel mõistlikult väldiks. Ja ühes kõige õõvastavamas juhtumis, mille me leidsime, sõitis üks muu isejuhtiv auto, mitte Waymo oma San Franciscos 2023 ennendal aastal jalakäijale otsa ja lohistas teda 6 meetrit, põhjustades mitmeid raskeid vigastusi. See ei ole just eriti inimlik valik. Samas ei saa öelda, et Waymo poleks olnud seotud mõne suurt tähelepanu pälvinud juhtumiga, mis oleks võinud panna avalikkuse tundma end veidi ebakindlalt juhita autosse istudes. Waymo sõidukeid on pidevalt kritiseeritud selle eest, et nad kihutavad ohtliku kiirusega seisvatest kooribussidest mööda. 2023. aastal sõitis üks Waymo auto koerale otsa. Samal aastal sõitsid 2 autot järjestikku samasse veokisse. 2024 aastal põrkasid nad kokku jalgratturiga ja sõitsid vastu telefoniposti. Ühes kõige veidramas harva esinevas stsenaariumis tekitas Waymo San Franciscos tohutut poleenikat, kui üks nende autodest sõitis otsa ja tappis internetikuulsa poekassi KitKati. See tekitas nii suure pahameeletormi, et kohalik omavalitsuse esindaja alustas kampaaniat seaduseelnõu nimel, mis lubaks kohalikel omavalitsustel isejuhtivad autod ebaseaduslikuks kuulutada. Ja see tundub üsna leebe võrreldes 2026 aasta juhtumiga, kus Waymo takso blokeeris massitulistamise sündmuskohale suunduva kiirabitee. Inimesed on inimliku eksimuse ohvrid. Isejuhtivad sõidukid võivad langeda masinliku vea ohvriks. See on miski, millega me kõik oleme generatiivse tehisintellekti ajastul veidi rohkem tuttavaks saanud. Sellised olukorrad on need, mida ainult inimesed suudavad mõista, sest me oleme ise inimestena elanud. Me suudame tegelikult mõista, mis toimub seestpoolt. Mõnikord võivad tegelik tõde ja reaalsus kaduma minna tohututes andmehulkades, mille põhjal isejuhtivaid autosid koolitatakse. Ja kriitikud on välja toonud, et arvuteid on nende olukordade jaoks raskem kui kunagi varem koolitada. See on sellepärast, et autode tegelik kokkupuude nišiohtlike olukordadega oleks nii ohtlik kui ka äärmiselt kulukas, arvestades riistvarale kaasnevaid riske. Ja isegi siis on harva esinevate stsenaariumide probleem lihtne. Pole vahet, kui paljudeks sa valmistud, maailm on kaootiline ja alati tekib uusi olukordi. Üheks pakutud lahenduseks on virtuaalsed tehisintellekti katsepolügoonid, kus Waymo sõidukeid juhtivad arvutid saavad võimalikult palju erinevaid stsenaariume läbi mängida. See parandab nende keskmist tulemust, kuid sama probleem jääb alles. Nad ei suuda ikkagi kõike ette näha ega reageerida reaalajas. Kui Waymo auto ootamatus olukorras kinni jookseb, võib see lõppeda surmaga. See on halvim võimalik juhtum, kuid siiski täiesti võimalik stsenaarium. Siiski, kriitilises olukorras on Waymol olemas varjatud tagavaraplaan.
see paljastab saladuse, mille kohta mõned väidavad, et see läheb vastuollu tõeliste isesõitvate autode põhimõttega. Üks isesõitvate autode eeliseid. Sul on rohkem aega vaadata selliseid videoid nagu see, nii et kindlasti pane like, jaga ja telli kanal. Ära muretse, auto ei mõista sind hukka, kui sa järjest kõiki videoid vaatad. 3. peatükk, kummitusmasinas. Isesjuhtivad ehk autonoomsed sõidukid võivad mõnikord olla sama palju turundusjutt kui tärkava teadusvaldkonna tehniline termin. See on sellepärast, et kui hädaolukord lülitab isejuhtivad funktsioonid välja, antakse autojuhtimine tõenäoliselt üle ületöötanud tehnikule Filipiinidel. Just nii see ongi. Kõigist Waymo juttudest, et need autonoomsed autod on paremad kui inimjuhid, on tõelises hädaolukorras see ikkagi inimene, kes on tuhandete kilomeetrite kaugusel ja kellelt oodatakse sinu päästmist. Waymo on selle teema suhtes olnud üsna kidakeelne, öeldes, et kaugtöötajad, kellele on sageli määratud kuni 40 erinevat sõidukit, ei juhi autosid. Nad lihtsalt annavad AI-süsteemile juhiseid, aga mingil hetkel on see ju lihtsalt sõnade mäng. Ja kolmandate osapoolte hädaabijuhtidele lootmine pole sugugi nii põnev kui idee autost, mis teeb kõike seda, mida reklaam lubab. See on ka suur turvarisk, sest see avab süsteemi võimalikele pahatahtlikele häkkeritele. Nagu ütles senaator Ed Markey, kes avaldas süsteemile vastuseisu, võivad välismaised kaugabioperatsioonid olla vastuvõtlikumad sellele, et vaenulikud isikud need füüsiliselt üle võtavad, andes neile juhiga võrreldava kontrolli tuhandete sõidukite üle. Need võiksid kiiresti muutuda relvadeks välismaiste isikute käes, kes soovivad süütuid ameeriklasi kahjustada. Ja kui mõelda, et sinu lahe isesõitev takso võib äkitselt muutuda hiiglaslikuks kaugjuhitavaks autoks mõnele terroristile, kes asub 16 000 kilomeetri kaugusel, siis on arusaadav, miks see paneb mõned inimesed muretsema. 4. peatükk, pealinna õudusunenägu. Kui heita pilk kulisside taha protsessidele, mis muudavad Waymo muljetavaldavad ohutusstatistikat võimalikuks, saab selgeks, et selle süsteemi käivitamine pole sugugi lihtne ülesanne. Kui isesõitvate taksode tööstus jõuab lõpuks näiteks 10 miljoni juhita sõidukini üle maailma, siis oleks igal umbes 40 autol vaja ühte hädaolukorra kaugabiooperaatorit. See tähendab, et vähemalt veerand miljonit neist tehnikutest peab olema kogu aeg valmis ja töös. Mõtle logistikale. Tohutu hulk töötajaid tuleb palgata, koolitada, neile maksta ning anda kontorid ja varustus töö tegemiseks, mis on sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. Selline esialgne arenduskulu oleks valus isegi Alphabetile. See paneb mõtlema, kas lihtsalt juhi autosse jätmine ei tundu palju vähem keeruline, isegi kui õnnetusse sattumise risk on pealtnäha suurem. Aga tõde on see, et Waymo ei vabanenud kunagi päriselt juhist, nad lihtsalt paigutasid nad ümber. Lõppkokkuvõttes, kui soovid kogeda liikumist ühest kohast teise taskukohase hinnaga ilma ise rooli istumata, soovitame sul uurida bussi kuupileti soetamise võimalusi. Nüüd vaata, kuidas Jaguar hävitas oma 102 aasta pikkuse pärandi 30 sekundiga. Või vaata hoopis seda.